Austatud diplomandid, austatud kolleegid, lugupeetud diplomandide lähedased. Täna saavad 90-aastase Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomit kätte 157 lõpetajat. Mitte kunagi varem ei ole meie ülikoolis olnud nii palju lõpetajaid. Kusjuures teie hulgas viibib meie ülikooli 4500 diplomi omanik. Võimatu on kindlaks teha selle juubelidiplomi omaniku isikut, sest meie diplomid on kõik unikaalsed ja kronoloogiliselt nummerdamata. Seega võib igaüks teist pidada just ennast selle diplomi omanikuks. Aastate jooksul välja antud diplomite arv, üle 4500, tundub esmapilgul küll suur, aga siit ei tohiks küll jõuda järeldusteni muusikute ja teatriinimeste ületoodangust Eestis või meie akadeemia muutumisest diplomivabrikuks, nagu on viimasel ajal tavaks saanud ülikoolide kohta öelda. Ma olen kindlalt veendunud, et meie ühiskond vajaks veelgi rohkem muusika- ja teatriinimesi, nii nagu olen veendunud, et meie ülikooli ajalooline traditsioon, personaalne lähenemine igale üliõpilasele ning tihe kontakt õppejõudude ja üliõpilaste vahel ei ole kusagile kadunud. Ometi, ja seda teate isegi väga hästi, ei ole tee tulevikku teie ees sugugi sillutatud, vaid ta võib olla ka üpris konarlik ja porine või hoopis tolmune ja tüütav. Inimühiskonna korraldus on kaugel ideaalist, mis peaks ju igale isiksusele andma võimaluse oma võimete parimaks kasutamiseks. Te peate valmis olema seisma julgelt oma õiguste ja oma unistuste eest. Kas ka selleks oleme me teid parimal määral ette valmistanud, ei ole ma sugugi nii väga kindel. Kunste õpetada ei ole lihtne ja ehk kõige keerulisem on õpetada ausalt elus läbilöömise kunsti. Aga ma loodan ja olen selles isegi päris kindel, et ega seda kunsti meie seente vahel ikkagi omandasite. Selle tõenduseks tahaks ma rääkida teie saavutustest ja alustaksin bakalaureustest. Koorijuhid Martin Sildos, Maret Alango ja Killu Rikker omavad juba praegu professionaalse dirigendi töökogemust oma kooriga. Tänamused jätsmuusika lõpetajad on kõik muusikaelus tuntud tegijad, Virgo Sillamaa, tunnustatud kitarrist, Otsa kooli improvisatsiooniõpetaja, Vladimir Võssotski, tunnustatud klaavpillimängija, Otsa kooli džässklaveri õpetaja, Mihkel Mälgand, Eesti ilmselt hetkel hõivatuim bassist, Henno Kelp, suurepärane basskitarrist ja Aara Jaraljan, suurepärane kontrabassimängija. Pärimusmuusika eriala esimene lõpetaja, Mart Jürisalu on juba praegu rikastanud pärimusmuusika interpreteerimisvõimalusi. Ta on ka traditsiooni kohaselt ise oma pillide tegija, pillimeister. Väga head viulimängijad on cum laude diplomi saanud Danae Taamal, Mari Targo ja Maarja Allik, samuti Kristel Arund ja tšellist Marit Kangron. Cum laude diplomi omanikud Kristi Kapten ja Laura Vaikmaa on suurepärased pianistid, kellest me loodetavasti kuuleme veel palju. Väga särav pianist on ka prantslanna Caroline Sorieux, kes jõudis hiljaaegu Prantsusmaal toimunud Mayenne'i rahvusvahelisel pianistide konkursil finaali. Noored heliloojad Maria Kõrvits, Riho Esko-Maimets ja Evelin Seppar on näidanud ennast perspektiivikate heliloojatena. Koolimuusika bakalaureuse Kaja Kausi õppeaega kuulusid mitmed välisõpingud ja osalemised rahvusvahelistes projektides. Mirjam Dede ja Jaanika Kuusk on lisaks pedagoogikutse omandamisele tegutsenud aktiivselt ka kontserdilavadel. Selle aasta Heino Kaljuste nimelise preemia sai muusikaõpetaja koorijuht Jaanus Väljaots. Laulja Darja Selivanova omandas suurepäraste tulemustega juba teise kõrghariduse
olles ka tunnustatud koorijuht. Lavakunstikooli 24. lend esines suure eduga Mart Kolditsa lavastusega Kummitusmasinas käesoleva aasta Euroopa kultuuripealinnas Istanbulis. Suurepäraselt esitati ka Aleksandr Pepeljajevi lavastust Margarita ja meister ning Hendrik Toompere lavastuses Tom Stoppardi Arkaadiat. Cum laude lõpetab lavakunstikooli Marta Laan, kes on osalenud juba mitmetes Eesti Draamateatri lavastustes. Suurepärased muusikud on saksofonimängija Zhu Shaofei ja fagotimängija Kadri-Jan Suss. Magistritest. Andris Kaarelis ja cum laude diplomiga Alvaro Gómez jõudsid tähelepanuväärsete tulemusteni orkestri dirigentidena. Magistrid cum laude Marge Matson ja Merle Lend on väärikas täiendus meie koorijuhtide plejaadile. Cum laude diplomiga lõpetasid viiuliõpetaja Mari Kerem ning aktiivsed nüüdismuusika viljelejad, akordionimängijad Aivi Tilk ning Olga Petuhova. Staažikad ja kogemustega pilliõpetajad Anu Mänd Pärnust ning Olga Keedvill ja cum laude diplomiga Tatjana Sazonova Narvast on edukalt läbinud magistriõppe. Roland Karu on meie esimene džässiõpetajast magister. Silmapaistvaid tulemusi on saavutanud viiuldaja Ivi Ots ja Marge Uus ning aldimängija Maria Nesterenko, samuti juba tunnustatud keelpillikvarteti Prezioso liikmed Hanna-Liis Nahkur, cum laude diplomiga Mari-Katrina Suss ning Andreas Lend. Magister cum laudet Siim Mäesalu tuleb esile tõsta kui silmapaistvat helirežii eriala lõpetajat. Koolimuusika magistrite Heidi Vatsari ja cum laude lõpetaja Jaanus Kanni suurepärasteks hinnatud teadustööd puudutavad muusikahariduse mitmeid olulisi teemasid. Kultuurikorralduse magistriõppe lõpetajad Kristiina Alliksaar, Kai Kiiv, cum laude diplomiga Kristiina Kuznetsova Bogdanovitš, Mario Nots ja Kristel Pedak kaitsesid oma magistritöid väga erinevates kultuurikorralduse valdkondades, sealhulgas Kai Kiiv ja Kristiina Kuznetsova Bogdanovitš töötavad olulistel ametikohtadel meie akadeemias, Kristiina Alliksaar Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias ja Kristel Pedak Eesti kooriühingus. Magistrid Jie Yin ja Maria Veretenina on juba saanud solisti rolli lepinguid Soome rahvusooperis. Lavakunstikoolis said magistrikraadi 2 Rahvusringhäälingu töötajat Virko Annus raadioteatrist ja Tarmo Tiisler sporditoimetusest. Tiisler kirjutas väga huvitava uurimuse spordikommentaatori esinemiskunstist. Tema suurepäraseid kommentaare saab igal õhtul kuulata näiteks praegu toimuvate jalgpallimaailma meistrivõistluste ülekannetel. Muusikateaduse magistri cum laude Kristel Metsa väitekiri käsitleb operetilavastusi 19. sajandi Tallinna Linnateatris. Erakordne on Hendrik Saare magistritöö muusikapsühholoogia vallas, kus esmakordselt Eestis on koostöös Ida-Tallinna Keskhaigla neuroloogidega uuritud aju reageerimist muusikale, kasutades muuhulgas uut tomograafi. Oboemängija cum laude Heli Ernits on rahvusvahelise konkursi laureaat, suurepäraselt sooritasid oma õpingud ja lõpueksamid saksofonistid cum laude Huang Lin ja Liis Mäevälja. Ja doktor Anu Kõlar on tunnustatud Eesti kirikumuusika ja Kirillus Kreegi uurija, samuti armastatud õpetaja. Kaitstud töö monograafia Kreegist tollase muusikaelu raames on saanud nõutud lugemisvaraks kaugelt väljaspool muusikateadlaste ringkonda. Nende väheste minutite jooksul jõudsin ma lühidalt puudutada ainult ühist osa teie tegevusest, kallid lõpetajad. Ka kõige kõrgema doktoridiplomi saamine on ju ainult teekonna algus. Teekonna, mis võib küll olla alati raske, aga kindlasti põnev ja huvitav. Lubage mul nüüd pöörduda mõne lausega meie välismaalt pärit lõpetajate poole. Neid on tänavu 16 6 erinevast riigist.
Dear graduates from abroad, we hope that you are satisfied with your studies in our university and you have a lot of new knowledge and professional competencies. We are also very thankful that you enriched our school with creative activities and brought us closer to the richnesses of your national cultures. I wish you all the best and you are always welcome back to our academy. Tänan ka teid kõiki nende aastate eest, mis te veetsite akadeemia seente vahel, sest igaühest teist jääb midagi siia maha, mis mõjutab ja rikastab akadeemia edasist tegevust. Hoidke ikka kontakte oma alma materiga. Tänan kõiki akadeemia töötajaid ning õppejõude, kelle heasoovlikkus ja nõudlikkus aitasid kaasa tänaste lõpetajate eneseteostusele. Tänan ka kõiki lõpetajate lähedasi inimesi, ilma kelleta oleksid reaalse elu takistused õpingutele olnud palju raskemini ületatavad. Soovin teile, head diplomandid, jätkuvat uudishimu, riskijulgust ja järjekindlust. Edu teile kõiges!